Täna õhtul on algamas siis esmakordselt Kaitseliidu Põlva maleva ajaloos kaitseliitlaste vande andmise tseremoonia. Ja nagu ma ütlesin, siis maleva ajaloos esmakordselt ja loodetavasti saab sellest ilus traditsioon, mis hakkab toimuma üks kord aastas. Jama, kes sul kasvab? Kapten Põlva maleva kaitseliitlaste toote andmiseks põlistatud Maar Kivile. Vabalt! Üksus Olvel Eesti Vabariigi hümni laulmist alga! Head kaasvõitlejad, Püha Paulus kirjutas kord Galaatia ristirahvale nõnda. Teie vennad olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Paljud sõnad on ajas muutunud, omandanud mõnikord varasemale vastandlikugi tähenduse. Nõnda on ka sõnaga vabadus. Vabadus ei ole see, et saan teha kõike, mis mulle meeldib. Vabadus ja suvalisus ei ole see sama asi. Vabadus on see, et ma saan teha, milleks ma olen loodud ja mida usun olevat õige. Ka labidaga on võimalik tagasi lõigata viljapuid ja oksakääridega kaevata maad. Ometi on igal tööriistal oma otstarve ja kasutusviis ja nõnda ka meil inimestena. Meilgi on eesmärk, mille poole sirutudes suudame me kõige paremal viisil olla inimesed. Inimestena me oleme loodud oma looja näo järgi. Ja Püha Johannes ütleb evangeeliumis, et Jumal on armastus. Seepärast võime öelda meie ülim kutsumus, mis on ühine kõigile inimestele. See, mille jaoks inimene on loodud, on armastada. Aga ka sõnal armastus on tänapäeval paljude silmis omamoodi veider tähendus või midagi, mis on varasemast vastandlik. Armastus käesolevas kontekstis ei ole see, et mul on hea olla
mõnus tunne, turvaline ja kindel olemine, vaid armastus tähendab valmisolekut anda endast kõik, et neil, keda sa armastad, on hea ja mõnus olla, turvaline ja kindel olemine. Armastus tähendab ennekõike anda, mitte võtta ja tarbida. Me asetame peagi pärja vabadussõjas võidelnute mälestuseks. Me ei tea täpselt, millised olid need inimesed, kelle nimed on siia tahvlitele raiutud. Võib-olla keegi neist võitles ja suri ka puhtalt oma isekuse pärast. Aga see, et me täna nende mälestust meeles peame ja sellele kas või hetke oma elust pühendame, on märk, et nende ohver ei ole asjatud. Ka meie tahame käia nende jälgedes. Ka meie tahame anda ja mitte ainult võtta. Üksnes nii saame olla tõeliselt inimesed. Üksnes nõnda on meie elul tõeline tähendus. Head kaasvõitlejad, peagi annate te kaitseliitlase truudusvande, kinnitades seega oma otsustavust, elada nõnda tõeliselt inimlikku elu. Jumal, õnnistagu teid sellel teel, andku teile meelekindlust ja visadust, tõelist armastust ning priiust nii väliselt kui vaimseltki. Mäletame seda kaunist laulusalmi, mis iga eestimaalast võiks tänagi veel saata. Priius, kallis Anne, taeva kingitus, kõigile toob õnne sinu valitsus. Kus sind pole leida, seal on viletsus, meie poole heida kallis varandus. Ei küll pane tähel sind veel kõik maailm, veel on mitmel mehel süda sulle külm. Siiski pean mina väga kalliks sind, sest et päästsid sina võõrast ikkest mind. Eesti vennad armsad, teil on priius käes. Olgem vahvad, varmad seda pruukides. Edasi jõudkem suure hoolega, vaimu priiust nõudkem kõige eluajal. Asetagem nüüd pärg vabadussõjas võidelnute mälestuseks ja auks ja võtkem kindlaks nõuks elada alati nende mälestuse vääriliselt. Lugupeetud Põlva maleva liikmed, naiskodukaitsjad ja ennekõike austatud vandeandjad. Te olete täna ajaloolise sündmuse osaliseks, sest esmakordselt Kaitseliidu Põlva maleva ajaloos toimub selline vandeandmise tseremoonia. Tegelikult teid peaks siin olema täna 33 kaitseliitlast, aga väga paljud erinevatel põhjustel ei ole saanud tulla. Ja täna ma olen siia kutsunud viimasel 3 aastal Kaitseliidu Põlva malevaga liitunud kaitseliitlased. Te annate õige pea kaitseliitlase vande. Selle vandega võtate te endale erinevaid kohustusi, annate erinevaid lubadusi, aga minu jaoks on kõige tähtsam fraas sellest vandest see, et te tõotate kaitsta põhiseaduslikku riigikorda. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 1 ütleb, et Eesti Vabariik
on sõltumatu ja iseseisev demokraatlik vabariik, kus kõrgema võimu kandjaks on rahvas. See tähendab seda, et te annate lubaduse ennekõike kaitsta Eesti rahvast. See tähendab oma perekonda, oma lähedasi, oma häid sõpru ja tuttavaid. Aga lubaduse andmisest üksi on vähe. Vaja on ka sellele järgnevaid reaalseid tegusid. Ja et seda lubadust ellu viia, peame me selleks olema valmis. Ja siinkohal ma pean just silmas valmis sõjalises mõttes. See tähendab seda, et lubadust kaitsta Eesti riiki ja Eesti rahvast saab täita ainult siis, kui me oleme sõjalises väljaõppes jõudnud sellisele tasemele, et see on võimalik. Loomulikult siin on tähtsad ka muud komponendid, näiteks kaitsetahe, patriotism ja nii edasi. Aga kuna te olete liitunud Kaitseliiduga, siis need head isikuomadused ja tõekspidamised on teil juba olemas. Aga ainult palja tahtega ei jõua kaugele. Seega just sõjalises väljaõppes osalemine ja juba saavutatud sõjalise väljaõppe taseme hoidmine ja arendamine, need on minu jaoks tähtsad märksõnad, et te saaksite oma lubadust täita. Mul on tegelikult siiralt hea meel, et teie, kes te olete viimasel 3 aastal liitunud malevaga, olete väga aktiivselt lõimunud Kaitseliidu Põlva maleva tegevusse. Ma pean silmas siin nii seltskondlikku tegevust kui ka osalemist sõjalises väljaõppes. Et ei ole jäänud lihtsalt nimeks maleva nimekirja. Ma soovin teile edukat teenistust Kaitseliidus ja soovin, et teil jätkuks seda kaitsetahet ja tahet kaitsta Eesti rahvast. Ja ühtlasi õnnitlen teid Kaitseliidu aastapäeva puhul. Ja õnnitlused ka ülejäänutele Põlva maleva liikmetele. Tähelepanu! Üksus valvel, lugeda ette kaitseliitlused taotlus. Kaitseliitlased taotlus. Mina, Tainis Männiste. Mina. Tunnistan Eesti Demokraatliku Vabariigi. Tunnistan Eesti Demokraatliku Vabariigi Täielikku iseseisvust. täielikku iseseisvust Ja tema põhiseaduslikku valitsust. tema põhiseaduslikku valitsust Luban ja tõotan tegelikult kaitsta. luban ja tõotan tegelikult kaitsta Põhiseadusega maksma pandud riigikorda. põhiseadusega maksma pandud riigikorda, Tõotades ausalt tõotades ausalt Kaitseliidu põhimõtete järele. Kaitseliidu põhimõtete järele Kõik ülemate seaduslikud käsud. kõik ülemate seaduslikud käsud, Samuti juhatuse otsused. samuti juhatuse otsused Täidan tõrkumata. täidan tõrkumata Vabalt. Meie esimesed siis kaitseliitlased siin on oma tõotuse andnud. Edaspidine tegevus on selline, et me liigume siit siis kultuurikotta, kus siis pealik
tunnustab parimaid ja aktiivsemaid kaitseliitlasi, kõik te olete sinna siis teretulnud ja liigume siis koos sinna. Ma arvan, et tee sinna kultuurikotta on kõigil selge, nii et kohtume seal. Väga tubli, vedasid välja. Sõituma sulle. Õnne. Õnne.